kiires elutempos pole tähele pannud, siis homme on muide esimene advent ja esmaspäeval on juba detsembrikuu esimene päev, mis tähendab seda, et kui te veel ei ole mõtelnud jõulukinkide peale, no siis nüüd on küll viimane aeg, sest kui te selle liiga hilisesse aega jätate, siis jooksete kogu rahvamassiga võidu kauplustes ringi. No kinkidega on selline lugu, et naisterahvaste puhul on natukene lihtsam. Nendele saab kinkida mõne iluasja, võib-olla mingi ilusa riideeseme. Laste puhul on mänguasjade valik suur ja lai, aga alati on küsimus, mida meesterahvastele kinkida. Igasugused asjad on neil olemas, jube raske on midagi välja valida, mis neile meeldida võiks. Räägime natukene Makita näitel sellest, mida võiks ühele meesterahvale kinkida. No üldiselt meesterahvastel majapidamises ja suuresti, ma arvan, nurgagi vaatajate majapidamistes on olemas tööriistad. Suure tõenäosusega akutööriistad. Kõige lihtsam näide on mingisugused akutrellid. Seega hea mõte on kinkida erinevaid tarvikuid, mis käivad sinna akutrellide otsa, sellepärast neid ei ole kunagi liiga palju. Olgu need siis erinevad kruvikeeraja otsikud, olgu need siis puurid, mis iganes. Saadaval on erinevad komplektid, nii suuremad kui väiksemad komplektid, mis tähendab seda, et igale eelarvele leiab midagi. Võtame siit mõned näited. Siin on selline natukene pisem otsikute komplekt, kus on juba päris lai valik erinevaid kruvikeeraja otsikuid. Samas on võimalik valida niisugune päris suur ja laia valikuga otsikute komplekt, miks mitte puuride komplekt. No ja kui on teada, et meistrimehel kodus on olemas ka muid tööriistu peale akutrellide, näiteks on seal olemas frees või mingisugused juba keerulisemad tööriistad, siis nende tarvikute valik on ka üüratult suur. Freesi komplekte on ka nii pisikesi kui ka suuri vastavalt erinevatele eelarvetele. Kui nüüd erinevaid tarvikuid ei soovi kinkida, siis Makita valikus on ka natukene suuremaid asju. Võib-olla panete pere peale mitmekesi rahad kokku, kingite pereisale midagi natukene suuremat. Jällegi tööriista ostmine on võib-olla keeruline, sellepärast et tööriista valik on väga isiklik asi igale meistrimehele. Seda ehk teha ei tasu. Küll aga on Makital väga palju asju, mis on nii-öelda mitte tööriistad, teisteks erinevateks eluolukordadeks. Igasugused erinevad lampe ei ole majapidamises ka kunagi liiga palju, eriti akulampe. Erinevad muusikariistad, erinevad kõlarid, miks mitte selline Makita uus kõlar, mis muide on niisuguse sinihambaga mikrofoniga ühilduv, nii et selle kingitusega saab kogu pere võib-olla jõuluõhtul karaoket laulda. Samuti väga lahedad asjad Makita valikust on erinevad külmikud, need on ka erinevate suurustega. Nüüd aga kui me läheme selle jõulukinkide põhistaari juurde, mis võib-olla selle aasta selline parim valik Makita valikust olla võiks, on Makita advendikalender. Ja selle ostmisega on nüüd küll kiire, et kui teiste asjadega jõuate veel natukene mõtelda ja ostma joosta võib-olla nädala või paari pärast, siis advendikalender tuleks nüüd küll kribinal-krabinal täna või homme ära osta, sellepärast et esmaspäeval tuleks siit juba esimene aken lahti teha. See advendikalender koosneb erinevatest tarvikutest, nii et kui jõulud lõpuks käes on ja viimane karbike lahti on tehtud, siis võiks koos olla üks selline vahva Makita tarvikute komplekt. Aga mitte ainult tarvikutest, siin on sees ka veel mitmed sellised lõbusad nännimoodi kingitused, mis ei ole otseselt tööriistadena ei ole kasutatavad, aga lihtsalt lõbusad asjakesed, mis ühe meistrimehe töökotta ära kuluksid. Näiteks seal on ka olemas terve XGT aku. See on muidugi nali, päris akut selles karbis ei ole, küll aga on sellel akukujulisel kingitusel üks teine funktsioon. Selle ma jätan saladuseks, sest selle saate te teada siis, kui te lõpuks nende akende avamisega nii kaugele jõuate. Ja muide, erinevad meistrimehed on kindlasti juba sellised tööriista kollektsionäärid, et neil on olemas erinevad lambid, erinevad raadiod, loomulikult suur valik erinevaid akutööriistu. Üks parimaid kingitusi, mida sellisele meistrimehele teha, on aku. Sellepärast, et akud on asjad, mis ajas kuluvad, ajas natukene väsivad ja aku on üks selline asi töökojas, mida ei ole kunagi liiga palju. Akudest on alati puudus. Kas need akud on parasjagu mõne tööriista taga, kus sa seda üles ei leia, või siis on mingi suurem projekt käsil ja kõik akud on tühjad. Nii et aku on turvaline kingitus, aga sealjuures kindlasti ennem minge hiilige töökotta ja vaadake järgi, et mis akusüsteemi peal siis konkreetne kingisaaja
on, sellepärast et seal on ka ju valik lai, olgu see siis 18-voldine LXT, 40-voldine XGT või mõni muu vanem või väiksem akuversioon. Ja kui on tunne, et kõik eelpool mainitu on potentsiaalsel kingisaajal olemas, siis pöörake pilgud kas tööriista vööde või kottide või tööriista kastide poole, sellepärast et kõik need asjad, mis tal olemas on, oleks ju hea millegi sisse panna ka. Nii et mina soovitan nüüd kribinal-krabinal seada sammud Makita volitatud esindajate ja kaupluste poole, kus on hea Makita asjade valik ning valige endale sobivad kingitused välja.